No nii, täna on siis uus päev, uued plaanid. Nüüd katsume selle sama riiuli nüüd ära puhastada ja panna siis kuidagi moodi need riiulid ka sinna. Enam viisakalt tuleks siia asju panna. Siis nurk on nüüd tüünidest tühi. Et täna eile panin siis kuulutus ülesse. Täna juba tulid inimesed, võtsid ära. Nii et jätsin endale ka seda head määret purgitäie, kraapisin sealt endale ka, ma ei tea, mille jaoks seda võiks küll mul vaja minna, aga mõtlen, et kui juba, et siis vahet ei ole, lasta olla ja vaatan, kas ma saan siia ka sisse. Küll vaatan puhastusvahendit, otsin pärast välja, aga ma vaatavasti seangi jälle kaamera püsti ja võtan siis need riiulid asjad ette, et üritame need ilusti puhtaks teha ja vaatame siis. Ma arvan, see suur riiul, sellega siis plaan on see, et võtan ta lahti ära ja arvatavasti üritan jätta lauad ja asjad alles, et ma võtsin tööliste kaasa, et koputab võib-olla naelad välja ja jätab materjali alles, võib-olla tahaks nagu midagi nendest võib-olla kannataks ehitada, et materjal iseenesest tundub on korralik, et päris ise ära ei viska, ära ei põleta, võtan laiali, katsun kuidagi ladustada viisakalt ära ja plaan sellega selline. Aga okei, alustame nüüd siis selle riiuliga ja vaatame, kuhu me täna siis välja jõuame. No nii, vaatab, kell hakkab siin vaikselt saama või natuke 8 peal läbi. Veidikene vaatasin, ma tänaseks olen natuke liiga väsinud, rohkem edasi ei tee. Et sai vähemalt nüüd tolle asja paika. Panin juba oma siis esimesed asjad riiulite peale ära. Keevitustarbed ja hetkel on kaablid sealpool. Siin on, eks ma vaikselt pean hakkama tooma. Nüüd mul on veel toas on igavene veel hunnik asju, mida ma ei ole jõudnud ära tuua. Täna siis Mersuga
sisse ei aja siia, panen maja ette, siis saan homme veidikene kraami panna auto peale. On lihtsam tuua kompressor ja mingid muud asjad. Aga jah, sellega nüüd ongi plaan, et võtame need ära. Siin osadel on siis sisse lõiket tehtud, need panen eraldi, keskmislauad on normaalsed. Et viskan need sinna üles viirna ära ja teen väikse sorteerimise ja siis ma ei tea, mingi hetk siis hakkan tegelema selle kapiga. Aga jah, eks ma tulen tänaseks, lõpetan ära, tulen homme tagasi ja lõpetan selle nii-öelda lammutustöö siin ära, siis äkki võtaks ka need lauad siit ära ja vaataks üldse, mis siin all on, sest ma ei ole tegelikult siia veel vaadanud. Nii et homne plaan, lõpetame ära selle lammutuse ja kiikame siia sisse, mis siin all on. Ja selle rõveduse võtaks vist ka siit seina pealt maa. Et ma vist munasid siin hoidma ei hakka või ma ei tea üldse, miks on selline huvitav valik siia tehtud, aga palun väga, võib-olla kellelegi meeldib. Siis siin on idee vana mingi külmkapi ukse sisu võtta ja endale seina peale panna. Et panna siia siis tont teab mida. Nii, täna on siis uus päev ja uus mina. Et tuleme, lõpetame selle nii-öelda eilse projekti siin lõpuni ära. Siis läksid mul nii-öelda raskemad asjad tänase päeva jooksul tehtud ära. Nii. Ja täna muidugi oli veidikene targem. Võtsin endale pudeli vett ka kaasa. Eile oli nii-öelda kurk kuivas ja võib-olla sellepärast ka väisisin siis nii kiiresti ära, aga täna lõpetame selle kapi või tähendab riiuli lammutamise ära ja siis katsun võtta üles ja vaatame, mis seisus üldse see kanal on. Ja nii-öelda mulle öeldi, et ta on kuiv, aga ega ma tegelikult ei tea, enne kui me sisse vaatame. Aga ega siin pikemat juttu ei olegi, panen kaamera püsti ja hakkame lammutama. Nii, tänane üks esimene asi sai läbi, et ma päris ikkagi ei jõudnud kõik ära teha nendel väiksematel, siis üles ladusin. On need naelad nii kõvasti kinni, et ma ei viitsi täna sellega enam jamada. Ma tundun, et kuradi läbi jälle ja siis ma olin need pikemad ka sinna ära. Et enamus vähemalt sai üles ära ladustatud ja nüüd nagu nägite, siis sai ka võetud see lahti, et kohe lähme sinna alla ja vaatame, mis seis seal on.
et see ütleme, et sees tuli sellist autentset keldrilõhna, et aga iseenesest tundub väga ilus ja tõesti on kuiv, ei ole siin hullu midagi, sodi on siin, ma ei teagi, mis on siin olnud, siin on vist mingi ladu tundub olevat, siin on reaalselt kellegi sitt on seal nurgas või on need tammetõlud, ma ei tea. Üks sellest vahest, lambid on ka siin olemas, et kui praegu mingi põhjusel ei tööta, ma ei tea miks, aga vaatab võib-olla ma tulevikus kunagi saan need välja vahetada, aga praegusel hetkel muidugi ütleme nii, et see pind on siin mulle siia rinnani enam-vähem, et ma pean maru küürakil siin all nagu olema, aga ütleme, et parem kui mitte midagi. Ma vaatan, ma selle pasa veel siit seina pealt ära ja puhastan selle asja siit kokku, teen selle põhjaga vähe ilusamaks ja siis läheb ta nii-öelda kinni esialgu tagasi. Nii et ma panen kuskile kaamera püsti ja toimetame edasi. Nii, kell on 8:30 saanud, et väljas juba hakkab vaikselt pimedaks minema. Aga sain tehtud siis tänased ülesanded, mida ma tahtsin. Sain vaadata üle nii-öelda kanali, see on päris normaalses korras. Mina seal midagi väga valesti ei näinud. See lõpp oli maru sitane, aga nüüd on ta puhas. Et selles suhtes on hea, lauad on head, kuivad, tunduvad tugevad. Et julgeb autoga vähemalt peale sõita ja mis on nüüd midagi, nüüd on Mersu on veidikene kraami täis, toome veel mõned tööriistad, panen sisse ära, võtsin keevituse kaasa, saab sellele koha leida, teistele kompressorile koha leida ja siis ega ma täna vist edasi rohkem ei tee, siis on mul nüüd see koristamise pool, mida ma tahtsin kaelast ära saada, on kaelast ära saanud. Seda rõvedust praegu ma ära ei võtnud, aga küll ma jõuan, et olla ka kiiret iseenest ei ole. Et nüüd ongi, et vaatan, et kas homme äkki ma saan lõpuks panna siis Mersu kokku tagasi, et peale August Festi sai tal nüüd lahti võetud, et ma saan varastada siis selle helitehnika sealt seest ära, et ma nüüd asendan ta veidikene lahemate asjadega, et kuna sinna autosse ei ole seda nii palju vaja, aga midagi võiks ikkagi olla. Et see on ka siis nii-öelda üks projekt, mida ma kindlasti üritan ka salvestada ja vaadata, kuidas see läheb. Sest mul on niisugune huvitav idee, aga eks selleni me jõuame veel. Aga nüüd ma tõstan Mersu tühjaks ära. Homme ma ei teagi tegelikult, kas ma teen või puhkan sellepärast, et täna ka ma juba tegelikult ei jõudnudki pool tundi võib-olla siin juba tööd teha. Ma olin tegelikult päris väsinud, et nüüd on siin 3 päeva võtti siin iga õhtu nagu möllatud. Et suht väsita tundub, et ja ma olen täiesti läbi higistanud, ma ei tea, võib-olla timelapse pealt on näha ka, et milline mu särk seljas on, et siin on ühte tooni, aga milline ta peaks olema. Et ma ei teagi, et kas see on siis asi minus või on kas teistel esinev, et mina hakkan väga kergesti higistama ja mul ei peagi suurt midagi tegema, ma istun lihtsalt toas maas ja ma ei tea, panen arvutit kokku ja tilgun täpselt samamoodi nagu praegu siin, et ma ei tea, keegi kui on ka selline asi, siis andke palun ka mulle ka teada. Et oleks huvitatud, kas ma olen ainukene imelik või on ka teisi selliseid.
Vot, aga okei, ma nüüd üritan asjad sisse ära saada. Vaatan, äkki saan ka siis veel panna siin väikese timelapsi käima ja praegu nii. Nii, panemegi tänaseks siis asjad kokku ja lähme nii-öelda tuppa. Et sain nüüd kompressori ka lõpuks endale sisse ära pandud ja mõningad siis tööriistad, et sain oma keevitusasjad on mul siin olemas, töökohta veel ei ole, aga küll sellega üks hetk endale muretseb, et tegelikult tahakski töölauda endale siia samma kõrvale nende siis asjade praegu asemele, et saaks siin väikest keevitustööd teha ja siis hetkel on sellised plaanid, siis vaatan nüüd lähipäeval saan lõpuks võtta mersu ette, et siis varastan siit selle jämedama kaabli ära, et asendan selle veidikene nii-öelda peenema kaabliga. Sellest peaks mulle täiesti piisama ja nii, hetkel selle kapiga ma ka ei tegele, et jääte siia, ta väga palju mul õnneks sees ei ole, mingi hetk ma võtan ta ära, aga nüüd on, see ei ole hetkel prioriteet, et need tähtsad asjad olid ära, ma sain selle poole siin korda, mul on piisavalt ruumi, et nii-öelda tööd teha, et lehe ajal nüüd peaks saama veidikene endale kraamiga juurde, et ma tellisin õlivahetus asjad ära, sellepärast et mootorrattaga praegu ei saa sõita, et siin oli väikene nii-öelda apsakas juhtunud, et olin jätnud kogemata kraani, nii-öelda kuna kütte saaks otsa saama, siis ma jätsin siis primingu peale, et see tähendab, et klapp on kogu aeg lahti ja kütus saab voolata karburaatoritesse, et tahtsin reservi peale panna, et kütus tuli üks põlema ja ta sureb muidu välja, kui selle peale ei keera. Aga jah, olin vist kogemata keeranud praimi peale ja jooksis kütus karpadesse, uputas üle ja õli nüüd on natukene rohkem, kui ta peaks olema siin. Ehk siis veidikene jooksis ka mööda sealt kolvirõngastest mööda ja mootorisse. Nüüd ma jällegi käivitanud teda veel, et ma enne ei saa käivitada, kui ma olen lasknud selle bensiini sealt mootoriplokist nii-öelda või kartelist välja. Mootorrattaga on hetkel sellised lood, aga õnneks lihtne asi, mida remontida. Ei ole midagi hullu, õnneks ma ei ole sõitnud sellise poolpiduse õliga. Nii, aga okei, ega muud midagi. Täna siis aitab küll, vaatab, äkki jõuan video ka täna kokku ära panna, et nüüd on 2 päeva jagu materjali ja eks vaatab, eks siis järgmisena tuleb arvatavasti siis mersu, saaks selle kokku ära panna, tahaks temaga sõitma hakata, et vaikselt on igatsen juba kliimat ja seda püsikiiruse hoidjat. Et nüüd on ilma selleta sõidetud, Eesti kliima, aknad lahti, et aga jah, tahaks selle nüüd kokku ära saada, et seal on ülevaatus küll nüüd see kuu vaja ka ära teha, ehk siis vaatan, et katsun ta kokku ära panna, vaadata, mis teema selle turborõhuga on ja vaatan võib-olla kõigepealt selle õhufiltri üle, võib-olla see sitta täis, et sest ajapikku on aina hullemaks läinud, et imelik oleks võib-olla, kui turbo hakkas lekkima ajapikku, võib-olla suuremalt, ma ei tea. Aga eks ma vaatan üle, ma ei ole jõudnud veel ära teha. Järgmine kord vaatangi selle õhufiltri kõigepealt üle, mis seisus see on, võib-olla on see paska täis, siis oleks hea lihtne, et ei pea hakkama siin torustikku vahetama ega midagi, aga eks see selgub siis, kui ma selle asja lahti võtan. Aga okei.